Hei, käes on reede ja mul on nii hea meel, et juba mitmes reede oleme me siin virtuaalassistent Fookuses laivis ja saame siis teada, mida virtuaalne assistent teeb. Nendes laivides säravad meil siis virtuaalassistendi VIP-klubi liikmed ja pakumegi neile võimalust ennast rohkem nähtavale tuua ning ka ettevõtjatele sellist teadlikkust kasvatada, et nad saaksid aimu, milliseid ülesandeid virtuaalassistendid teevad ja võib-olla oskaksid siis natukene samastuda sellega, et võib-olla ka neile kuluks üks virtuaalne assistent ära. Meie tänane külaline on Annika Kokk, kes tegutseb virtuaalassistendina päris pikalt juba ning täna ta avab siis natukene tagamaid, kuidas ta selle ametini jõudis, milliseid teenuseid ta pakub ja ehk ka räägib ka siia lõppu mõne mõnusa nipi, mis kuluks ära võib-olla ka virtuaalassistendil või lihtsalt meil kõigil. Kindlasti ela kaasa kommentaarides ja näita üles huvi, küsi julgelt ja kui siin kohe ei jõua vastata, siis Annika ehk läheb ja vaatab pärast need küsimused üle ja saab vastata. No nii, tere tulemast, Annika. Tere, Õnnela. Mul on väga hea meel, et sa lõpuks võtsid julguse kokku ja tulid meile siia külla. Räägi siis lähemalt, kuidas sa üldse virtuaalassistendi ametini jõudsid? Kuidas ma üldse jõudsin selleni? Tegelikult tuleb välja, et ma olen sellega tegelenud väga pikka aastaid juba. Et 2023 aasta hakkas mind see rohkem huvitama. Hakkasin seda uurima rohkem, mis see kõik üldse endast ette kujutab, et töötades see aeg veel büroojuhina, juhtide assistendina, siis hakkas see järjest rohkem mind huvitama. Siis sattusin ma Sigrid Säga koolitaja assistendi veebiseminarile, kus ma siis läbisin selle veebiseminari kursuse ja sealt kaudu sain siis assistendikooli Liina juurde praktikale see aeg. Ja kui ma Liinaga oma teekonnast rääkisin, siis tuli välja, et tegelikult ma olen alateadlikult seda tööd juba aastaid teinud, et ehk siis ma olen MTÜ-des, erivajadustega MTÜ-des pakkunud raamatupidamisteenust läbi käsunduslepingute. Ja seda võis juba tegelikult lugeda siis kui virtuaalse assistendi teenusena, sest tegelikult ma tegin seda tööd praktiliselt kodus, et ühes MTÜ-s ma käisin aeg-ajalt koha peal, aga enamikud teiste MTÜ-des ma tegin tegelikult kodus oma arvutis, oma kontori nurgas siis seda tööd, et siis tuli välja, et tegelikult võiks seda juba nagu lugeda kui virtuaalse assistendina. Aga jah, 2023 aasta oli see, kus hakkas mind rohkem see huvitama ja hakkasin seda teekonda rohkem uurima ja nii sattusin ka siis ka Tallinna Majanduskooli tegelikult virtuaalassistendiks õppima, et ma olin siis esimene lend seal, et kui nad selle kursusega välja tulid, et läbisin selle esimese lennuga sealt, et järjest enam hakkas huvitama. Mis sind kõige rohkem köitis selle juures, et ma saan aru, et sa juba tegelesid endale teadmata virtuaalassisteerimisega. Kas ka need asjad, mida sa seal tegid, olid siis sellised, sa ütlesid ühe kliendi juures sa käisid, ehk siis valdavalt olidki kõik distantsilt, on ju? Ja kas Ja, see kõik olid siis... köitis? Ja, pigem köitiski see vabadus, et ma ei ole kinni naelutatud kellaajast kellaajani tööle, et ma sain seda teha omale sobival ajal. Nii, kuidas mulle endal sobis, et klient ei elanud ka või tööandja ei elanud mul nii nimelt kukil, et kuule, kas su töö on nüüd tehtud selleks kellaks. Et oli seda vabadust ja enda distsipliini, et ma saan seda ise teha täpselt nii, nagu ma ise soovin. Et jah, on ju tähtajad, aruanded vaja esitada, teha projekte, kirjutada, aga ma sain seda ikkagi teha omale sobivas kohas. Ma ei pidanud käima kellaajast kellaajani kontorisse, et siis see andis mulle selle tõuke ja seda enam ma olengi rohkem hakanud seda uurima, et saada seda vabadust, et saaks nagu omale sobivas kohas töötada. Millised eelnevad töökogemused on sul aidanud praeguses ametis ka toimetada? Või õigemini virtuaalassistendi ametis, ma mõtlen. Ja pigem ongi aidanud see büroo juhi ja juhi assistendiks olemine, et see on andnud aimdus assistendi tööle, et mida oodatakse. Ja järjest seda seal kõrval ma nägin ka, et neid teenuseid saabki pakkuda tegelikult ka virtuaalselt. Et paljudel koosolekutel ma ei pea kohal käima, eriti koroona aeg ju näitas seda, et saab ju väga edukalt kodus arvutis need protokollid ära teha või aidata slaide teha, ette valmistada, et see andiski tõuke, et igapäevaselt toetades juhte ja olles nende parem käsi nii nimetatult, siis see andiski tõuke selleks, et minna juurde õppida, arendada välja sealt kui juures endale need teenused, et mida ma saan pakkuda siis teistele ettevõtte juhtidele või alustavatele juhtidelegi, et
et nemad saaks ka aru, et nad ei pea palkama endale täiskohaga töötajat tegelikult, sest jah, täna või noh, ütleme, et kui juhiabina ma töötasin, siis ma töötasin küll täiskohaga, aga tegelikult väga tihti on näha, et tegelikult see ei täida täiskohta. Et eriti väikeettevõtetel, et on ta pisikene koormus ja see annab sulle ka halduskoormusena vähemaks seda, et sul ei tiksu kuklas kogu aeg see, et ma pean talle palka nüüd maksma. Ma maksan talle ikkagi ju selle tehtud töö eest. Jah, minule virtuaalse assistendina võib-olla on ta ebastabiilne, et ma ei tea, mitu tundi mul kuus võib tulla, aga ettevõtjana on see hea kasulik ja mina saan ikkagi ettevõttele pakkuda seda väärtust. Et ma saan ju ikkagi teda toetada tema tegemistes nii, et tema saab oma ettevõttele pühenduda ja mina temale nii tugitaust, kes teeb siis tema mingid väiksemad tööd ära, kuhu temal võib-olla läheb rohkem mahtu, siis ta peab võib-olla õppima mingeid asju või endale selgeks tegema. Aga siis oleme meie virtuaalsed assistendid, kes on seda teinud ja oskavad seda kohe aidata ära teha. Ja sellega on ka töömaht ju väiksem tegelikult. Sina võib-olla paned sinna paar tundi, mina võib-olla panen tund aega sinna alla, et see on kohe ka annab tunda. Ja absoluutselt ma nõustun sellega ja teine asi, mis minu meelest on, et me ei saagi kõiki asju osata. Meil lihtsalt ei ole seda aega ja ressurssi, et kõik asjad endale lõplikult selgeks teha. Siis ongi väga hea, kui saab kaasata oma ala spetsialiste täpselt sellel hetkel, kui sul neid vaja on. Et sa rääkisid siin teenustest, et milliste teenustega sa alustasid oma virtuaalassistendi teekonda? Siis, kui ma täitsa alustasin, siis kui ma hakkasin seda õppima, siis pigem olidki natuke seda raamatupidamist, kuna ma ei ole küll kooli lõpetanud, aga olen siis erinevaid kursusid läbinud ja ema kõrvalt õppinud, ema pearaamatupidaja on tütre välja õpetanud, et pakkusin raamatupidamisteenust ja siis olidki siis lihtsamad assisteerivad tööd. Aitasingi teha esitlusi, aitasin kohendada tekste, aitasin sotsiaalmeediat ja nii need teenused hakkasid seal järjest välja kujunema, et on ajapikku siis välja kujunenud need lemmiktegevused siis, mida tahaks ise teha. Et nii siis välja kasvanud sealt oma selline fookus või suund, et jah, ma täna selles suhtes on mul kliente, kellele ma pakun ka tavalist assisteerimistööd, niinimetatud virtuaalselt, et teengi neile kirju ja mailbox'i haldust ja asju. Aga pealmine suund on mul olnud digiturundus ehk siis Meta ja Google Analytica, Meta reklaamid ja sealjuures siis sotsiaalmeedia postitused, haldused ja koduleht siis, et kellele ma olen aeg-ajalt teinud ka kodulehe ehitust, seda pigem vähem, pigem oleks see taustajõud, kes siis haldab seda kodulehte pärast, et hoiab seda niinimetatud püsti, et koduleht oleks uuendatud, oleksid värsked infod, asjad üleval. Et nii need on vaikselt välja kujunenud, et mis silma särama paneb, seda sa teed. Aga on ka jäänud sellist assisteerivaid töid ka, et see aitab ka pead puhtana hoida selles suhtes, et siis sa ei jää oma kindlasse aknasse kinni, et aitab natukene ka muud asja teha, ja mulle meeldib just raamist välja mõelda, et vahest ma näen klientide puhul seda, et ta tuleb oma hästi kindla nägemusega, sest tema on ju 10 aastat seda võib-olla teinud või siis 2 aastat teinud ja ta tahab seda nii teha, et siis vahest ma olen võtnud selle hinghetke mõelnud, et okei, ma mõtlen korra ja siis ikkagi pakud oma suuna ka välja, et aeg oleks ajaga kaasas võib-olla käia, et see, mis võib-olla paar aastat tagasi toimis, ei pruugi täna enam toimida, sest täna me oleme ikkagi sellises liikuvas voos, et me peame kogu aeg ajaga jõudma kaasas käia, et siis vahest on hea, kui võib-olla on ka kõrval inimene, kes aitab kaasa mõelda, et ma ei pea ju iga kord tegema mingeid paberitööd ja asju, vaid ma olen ka see strateegiline partner siis niinimetatud, kes kuulab ära, pakub oma mõtteid, et see võib-olla ei pruugi sulle sobida, aga tasub kuulata võib-olla teinekord ja nii ja arutelu käigus tulevadki need asjad välja, et kuidas võiks ju tegelikult minna, et tasub ikkagi proovida, et iga asi ei pruugigi töötada iga ettevõtte peal, aga tasub kindlasti võib-olla mõelda ja proovida, et mis töötab sul, mis töötab teisel, et see ongi nagu selline ka natukene ütleme, ma ei taha öelda mängimise maa, aga natukene selline proovimise koht, et mida katsetada endal ka ettevõtluses, et kas see aitab ja toetab. Ja sa tõidki väga olulise asjad välja. Esiteks on ju see, et see on niivõrd vahelduv töö, et sul ei teki seda tüdimust, üksluisust või kui sul tekib, siis sa õpid midagi muud juurde ja sa saad jälle seda muud teha. Ja see koht, et hästi oluline on tegelikult tuua endale ettevõtjana sisse see kõrvalpilk, et me teeme aastaid mingeid asju ja tegelikult seda näeb ju ükskõik millises töökohas, kus sa töötad, ka kasvõi palgatööl olles, et me teeme niimoodi, sest niimoodi on 15 aastat tehtud. On ju? Aga siis, kui tulebki keegi kõrvalt ja hakkab küsima, et aga miks nii tehakse või et kui saab oluliselt lihtsamalt ja kiiremini,
ja noh, jällegi virtuaalassistendina on sul kogemus erinevate klientidega ehk su silmaring on niivõrd palju suurem kui minul üksinda ettevõtjana siin selles oma raamistikus olles. Et see on nii oluline asi, et see strateegilise partneri koht tõid sa ka välja, et mulle meeldib ka nimetada virtuaalassistenti ikkagi niisuguseks strateegilisteks partneriteks, kes peegeldavad tagasi ja see, kui alguses võib-olla ei lähegi sinu mõttekäiku, siis ta lihtsalt sellel hetkel ei sobinud, aga mis ei tähenda seda, et ma võib-olla ei hakka mõtlema selle peale, et oota, et aga äkki ühel hetkel kuskilt sobib. Et see on nagu hästi äge, aga mis on, too nüüd mõni näide sellest, et mis on see olukord, kus klient sind vajab, too mingi mõne teenuse või ühe teenuse pealt mõni näide. No ongi olnud näiteks kodulehe ehitus, et mul oli üks klient, kes alustas ka nagu mina täna ise tegelikult, et Instagramis pigem nagu, aga ta kasvas ja tegelikult nagu see haldus kadus seal ära, et sa ei jõudnud enam hallata kõike seda, et ta müüs tooteid läbi Instagrami ehk siis seal sa pidid talle sõnumitesse kirjutama, et kuule, ma tahan nüüd seda osta ja noh, ja see muutus nagu hästi selliseks igapäevaseks haldustööks, et sa kogu aeg istusidki seal postkastis, otsisid nüüd, kas sa oled selle arve saatnud, kas sa oled nüüd kauba välja saatnud, noh, kõike tegid nagu käsitsi. Siis ma ka ühel hetkel kliendile ütlesin, et väga tore on kõik ja ilus kena, aga tegelikult oleks aeg võib-olla hakata mõtlema tõesti selle e-poe peale ehk siis koduleht sinna taha teha, et oleks rohkem automatiseeritud, et panna rõhk hoopis kuhugi mujale kui see, et ma kogu aeg mailbox'is või seal sõnumites käin ja otsin neid tellimusi, suhtlen sealt otse klientidega, mis su postiaadress on, kuhu ma sulle arve saadan. Et e-poes on see, et ma tulen e-poodi, teen klõks ära, makse tehtud ja noh, mina saan info kätte ja saadangi. Et noh, see on ka vahest mõni klient ei mõtle selle peal, tema näeb, et asi ju toimib, aga tegelikult see töö seal taga on noh, võib-olla väga pikk protsess, et saab väga palju automatiseerida ka täna tegelikult, et noh, mis mõttes me ütleme ka, et okei, ma automatiseerin su tegevused ära, et siis mind ei ole vaja sinna, aga tegelikult jääb assisteerimistööd ikka sinna, et ma pean ikkagi jälgima, et kas tellimused lähevad läbi ja kas see arve on läinud makstud, et noh, neid sa pead ikka jälgima, aga sa saad nagu automatiseerida ikkagi selliseid suuremaid tegevusi, asju, et see lihtsustab nii kõigi tööd niinimetatult, et ettevõtja saab suuna panna mõne teisesse suunda juba ja tegeleda ettevõtte arendamisega edasi ja assistent saab teha taustal siis teisi töid. Ja kliendina mulle tundub ka, et kui me e-poodi läheme ostma või kui me tahame mingit toodet osta, siis ega me väga ei viitsi oodata, millal mulle vastatakse, kas see on olemas. Ma tahan nüüd, mul tuli tuju, ma lähen ostan, ma maksan ära ja siis ma jään ootama seda, et see automatiseerimise osa on väga levinud virtuaalassistentide tööülesanne. Ja just sa tõid ka välja see hirm, on ju, et kas mind polegi siis vaja. No ikka on tegelikult. Mina ütleks ka, et pigem on, et noh, kindlasti on jah töid, mis hakatakse automatiseerima. Täna on AI turul, kes teeb juba päris palju asju ära, aga ka samamoodi ka AI võib ära teha, aga sinna kõrvale on sul ikka vaja inimest, kes selle annab selle AI-le võib-olla käsu ja tegelikult AI tuleb ka ikkagi koolitada ja seda sisu, mis sa AI-lt saad, tuleb samamoodi ju läbi töötada ja läbi teha, et ei ole nii, et ma annan nüüd käsu ja vajutan enter ja sealt kõik tuleb, et tegelikult jääb ju seda tööd küll, et see ei ole nii, et nüüd töö ära kaoks, et tegevusi on piisavalt, mida saab delegeerida ja anda, et selles suhtes ja noh, minu puhul võib-olla on ka see natuke teistsugune, et ma ei ole nagu ainult virtuaalsena, et ma olen ka pakkunud klientidele tuge ka nii koha peal, et ma olen ka aidanud üritusi korraldada, olen käinud üritustel kohal, olen olemas olnud samamoodi, olen käinud koolitustel koha peal, aidanud koolitusi korraldada. Et see on ka nagu selline võib-olla lisapluss, et saad käia abiks mujal ka, et ei ole ainult see virtuaalne, et istud kodus oma urukeses ja teed seal arvuti taga tööd, et vahest on lõbus ka käia sealt arvuti tagant väljas, et üritusi korraldada ja koolitustel osaleda, et see on ka nagu selline põnev tegevus, mida saab nagu pakkuda. Ja see on jälle seesama vaheldusrikkus ehk et ei maksa sellesse sõnasse virtuaalne jääda kinni ka ettevõtjatel, et meil on suud peas, räägime läbi, et virtuaalne assistent on tõesti niisugune paindlikkus igast nurgast, mulle tundub. Aga milliseid tööriistu sa igapäevaselt kasutad? Ma tean, et sa tegeled ka Google Analyticsiga. Sa sellest pole peaaegu üldse rääkinud. Ja ma igapäevaselt ongi Google Analytica, Meta Business, Meta Ads Manager ja Google Tag Manager on ka sellised igapäevased vahendid, mida ma kasutan ja nüüd juba ka tuleb veel Google Adsid tuleb ka vaikselt juba endale nii teenusena sisse. Et need on niisugused igapäevased ja noh, lisaks ja sellised tegelikult me vist
ma arvan, kõik kasutame täna juba ikkagi Canvat igasuguste kujunduste, esitluste, asjade jaoks. Lisaks on mul WordPress, WooCommerce, Stripe, et on igapäevased sellised abivahendid, mida ma klientidele pakun. Ja minu suureks abiks on ka Notion, kus ma siis kogu oma kliendihaldust ja oma tööd haldan ja toimetan, et on selline hea planeerimise abivahend mulle, et kus ma saan jälgida, mis mul on käsil ja mis mul on tehtud ja kus ma üldse järjega olen, et seda on ka hea kasutada selles suhtes ja ja kui ma ka sotsiaalmeediat teen, siis mul on ka InShot ja CapCut on põhilised asjad videode asjade tegemiseks, et neid rakendusi on hästi palju, mida täna oma töös tegelikult kasutada, et see on ka see, et vastavalt kliendi vajadusele samamoodi, et mida klient vajab, siis selle tegelikult teed selgeks, et täna ka mul uus klient, temal on Visio programm, minu jaoks uus asi, aga jällegi väga põnev, olen saanud juba seda katsetada, proovida. Et ikkagi teed selgeks selle, mis on vaja, et kui klient tuleb, et tal on selline programm, et siis esimene asi ei ole, et ei, ma ei tee või ma ei oska, vaid uurid, mõtled ja katsetad, et nii neid programme tegelikult tuleb väga palju juurde. Milline on sul olnud nüüd selle aja jooksul selline lemmikprojekt või lemmikklient ja miks ta sulle kõige eredamalt on võib-olla meelde jäänud? No ma kliendi nime ei saa välja öelda, aga ka üks ürituskorraldus oli, kus oli ka vaja kastist välja mõelda, et ei tahtnud sellist igapäevast üritust, sest need tundus selline klassikaline iga inimene on käinud sellistes klassikal, et oli vaja midagi natuke teistmoodi teha, et siis saidki nagu katsetada ja proovida, et klient andis ka vabad käed, et ta nagu ütleski, et jah, räägime läbi, aga mul oli võimalus ikkagi nagu üsna palju ise mõelda ja ise teha ja siis talle seda esitleda. Et ei olnud nii, et ma pean nagu igat sammu hästi reeglite järgi jälgima, et kas nüüd on tema visioonidel, asjadel, et andis selle võimaluse ja kokkuvõttes vähemalt tagasiside oli väga positiivne, et väga äge üritus tuli meil kokkuvõttes, et oli ka õppekohti, mis ma sain jälle mõelda, et järgmine kord, mida jälle paremini teha, mida läbi mõelda rohkem. Aga selles suhtes ürituskorraldus oli ja selle projekti juures üks parimaid selliseid kogemusi, et said ise reaalselt käed külge panna. Mida sa näiteks õppisid siis? Olid ka paar võib-olla kommunikatsiooni kohta, kus oleks olnud võib-olla rohkem läbi rääkima, et üks arvas, et tema teeb, teine arvas, et aga tema teeb, et need on ikka, ma arvan, see on kõigile need kohad, kus tuleks nagu ikkagi korra maha istuda ja läbi arutada, et kus keegi oma järjega on, kus keegi oma mõtetega on, et me kõik oleks ühel lainel. Aga see oligi see, et igaüks oli oma mõtetega, oma ülesannete juures ja keegi ei mõelnud seda lõppsammu sellel hetkel edasi, aga see oli hea koht, kus sa saidki aru, et tegelikult ei saa eeldada, et Õnnele nüüd selle ära tegi, et see on see, et alati küsi üle, on ju, et selles suhtes ja mõni selline, ütleme ka partneriga läbirääkimise koht, kus ka oma arust sai partneriga kõik läbi räägitud, aga tegelikult on ka see, et enne üritust ikkagi küsi kõik üle, et kas ta on ikkagi kõik täpselt aru saanud, et me oleme ikkagi samamoodi ühel lainel, aga need olid niisugused pisikesed asjad, et kliendid keegi aru ei saanud nendest asjadest, aga need olid need kohad, kus sa ise said aru, et issand, miks ma seal ämbrisse astusin et tegelikult nagu kokkuvõttes oli kõik super, aga et sa ise nagu oma tegevustest said aru, et need on need kohad, kus tuleks võib-olla natuke rohkem mõelda, aga see on ka see, et võib-olla vahest on ajakriitilised asjad, siis sa nagu kiiruga teed ja ei suuda nagu võib-olla nii palju kohe nagu mõelda. Et selles suhtes, aga ma arvan, et mul on olnud päris ägedad kliendid, kellega on saanud päris ägedaid asju teha, et selles suhtes ja kliendid on andnud üsna palju sellist vabadust ka, et saabki nagu oma mõtteid välja öelda, mida sa ise mõtled ja kuulata ka kliendi mõtteid ja siis sellega tegelikult tulebki kokkuvõttes päris ägedad asjad, et natuke siit ja natuke sealt ja lõpuks saad kokku sellise suure terviku. Just, et sa tõid, ma muudkui ütlen seda, et sa muudkui tõid välja ka ägeda asja ja nii edasi ja ma ei saa muud moodi seda lauset ju alustada, aga seesama jälle see usalduse andmine ja vastutuse äraandmine ja see vabadus on ju, et see on selles koostöös minu meelest hästi oluline, et kui ettevõtja saab aru, et ta julgeb anda seda vastutust ära, siis läheb ka minu meelest oluliselt ladusamalt see koostöö ja et ta usaldab päriselt partnerit, et tal ei oleks seda, et ta kogu aeg kontrollib, kas sul nüüd see on tehtud, kas sul nüüd see on tehtud. Loomulikult, kui on mingi protsess, siis peavad need vaheetapid olema, et kontrollida, et kõik toimib. Aga kui sa nagu ikkagi võtad virtuaalassistendi endale koostööpartneriks, siis ma arvan ka mitte ainult virtuaalassistendi puhul, ka tavalise palgatöötaja puhul on see, et sa julged nagu teda usaldada, sa tead, et tema vastutusvaldkond on see, et sa ei torgiks liiga palju. Ja siit kohe mul tulebki küsimus, et
Mis on üks asi, mida sa sooviksid, et kliendid virtuaalassistendi töökohta rohkem mõistaksid? Pigem ongi see, et võib-olla nagu sa ka enne mainisidki, et see usaldus ja see, et mina olen ka alati öelnud, et noh, kliendi ja assistendi vahel peab ka olema klapp tegelikult. Et koostööd ei saa teha, kui seda klappi ei ole, et selles suhtes ja sealt tulebki see juba usaldus, et noh, muidugi usaldus ei tule päevapealt, et selles suhtes, et sest klient tahab ka näha ju, kuidas sina tööd teed ja kuidas see kõik toimib ja niimoodi see järk-järgult tuleb ja nii näebki, kas see klapp ja asjad toimivad. Ja siis ma ka mõtlengi, minu jaoks nagu ongi see, et tahakski, et kliendid rohkem mõistakski, et me ei ole võib-olla tüüpilised assistendid. Et mõni arvabki seda, et noh, sa oledki see assistent, istud arvutis ja teedki, onju. Et pigem, et nad võikski võtta meid kui selle strateegilise partnerina, et me olemegi tegelikult ju partner sulle, sest me pakume oma teenust. Et ma ei ole ju nii need töölepinguga töötaja, et ma olen ikkagi sinu partner, et siis võikski ka suhtlus ollagi selline, et me olemegi strateegilised partnerid omavahel, et minu eesmärk on see, et sinu äri kasvaks ju, sest muidu minul tööd ei ole, kui sinu äri ei kasva. Et ma võin ju su assistent olla, äri ei kasva, siis sa mulle võib-olla poole aasta pärast ütlete, et uksed on nüüd kinni ja lõpetame ära, onju. Aga minu eesmärk on ka see, et sinul hästi läheks ja selle nimel ju mina ka tegelikult tööd teen ju. Et sina saaksid oma ärile keskenduda ja sellega enda äri kasvatada ja siis ka ma tean, et minul endal on tööd. Et ja noh, minu arust Liisa äkki eelmine kord ütles ka välja, et ongi, et mõnikord on ju mitu assistenti kasulikum võtta. Et ka minul täna on üks klient, kellel on ka mitu assistenti, et tööd on ära jagatud omavahel, me teame, mida me teeme ja nii ta saab keskenduda jälle oma tööle, et ongi leidnud need assistendid, kellele mis meeldivad teha ja vastavalt sellele on ka ülesanded jagatud. Aga see ju kliendile töö või rahalises mõttes ta ei lähe kallimaks, sest ta kokkuvõttes tegelikult enam-vähem maksab ikkagi sama kui mulle näiteks terve selle töö eest, et siis tal ongi lihtsam võib-olla palgata inimene selleks, et kes teeb täistööd, aga ta on võtnud endale mitu abilist, kes siis aitavadki ja tal ongi lihtsam sedasi töötada. Jah, sest et lihtsalt võib-olla see ei ole niivõrd läbi aasta stabiilne, et pakkuda palgatöötajale kohta päriselt. Noh, ja palgatöötajaga on ju ka see, et sa pead pakkuma talle puhkust, kui ta jääb haigeks, sul on kõik need, et aga kui mina oma teenust pakun, siis ju ma olen iseenda tööandja, mina pean tagama sulle, et töö oleks tehtud. Jah, ma saan kliendiga läbi rääkida, et kuule, ma tahaks nädal aega nüüd näiteks sellel perioodil mind ei ole, et ma puhkaks, onju. Aga ikkagi ma ise vastutan selle eest, et see töö peab ikkagi tehtud olema, et klient teab, et töö peab ju tehtud olema, mina siis selle eest vastutan, aga kui mina olen lepinguline töötaja, siis tööandja peab mulle tagama puhkused, haigusrahad, kõik muud, et ja see tekitab veel suuremat stressi tegelikult. Et selles suhtes mina ütleks küll, et me pigem oleksime sellised strateegilised partnerid klientidele ja oleme nagu rahakoti sõbralikud, kui nii võib öelda, et aitame säästa teatud tegevuste pealt või teatud nii, et majanduslikult oleks neile nagu kasulikum, et nad ei pea ise stressama selle pärast, et neil nüüd keegi jäi haigeks või keegi läheb puhkusele ja töö on vaja teha ja või siis ka seesama, et töömahtu ei ole, et mul ei ole sulle tööd anda ja ma pean ikka sulle maksma. Et see on nagu see. Nii, aga kui nüüd keegi tahab Annikaga koostööd tegema hakata, kuidas sind leida? Kas sa pakud projektihindasid, tunnihindasid või see on täiesti läbiräägitav? Ja see on täiesti läbiräägitav selles suhtes, et mul on nii tunnihinnaga tasustamist, kui on ka projektipõhised või siis kuutasulist, et olenebki, mida klient on vajanud, siis me oleme kliendiga maha istunud, arutanud, mis on tema ootused, mis on tema töömaht. Siis ma olengi teinud nagu vastavalt sellele ka pakkumise, et kas on kasulikum teha tunnihindega või siis on ta projektipõhilisena, et kõik oleneb kliendi soovidest ja vajadustest ja sama, et mõnikord on projektitöö niinimetatud, ma olen ka projektitööd teinud või ka siis tükitööna teinud, et oledki teatud asjad ära teinud ja seal koostöö nii, et lõpeb. Et see kõik oleneb selles suhtes ja noh, mina täna peamiselt tegutsen praegu Instagramis Virtuaalsparkle nime alt. Et koduleht on tegemisel, ma loodan, et siin peagi saab ka koduleht valmis, et saan ka kodulehega laivi tulla. Et hetkel siis ütleme ajutiselt on selline Canva page mul tehtud, kus on näha minu peamised teenused ja asjad ja info, aga muidu peamiselt jah, toimetan Instagramis ja jagan oma nii need nippe soovitusi ja vahest ka natukene igapäevaelu sekka, et selles suhtes, et mina olen täna saanud nagu oma ettevõtlust natukene siduda siis ka oma igapäevaeluga niinimetatult, et saan nagu seda poolt ka aeg-ajalt natuke näidata, mida ma siis igapäevaselt toimetan.
Mhm. Aga mis nüüd tulevikus sinust saab? Kas sa tahad kuidagi kasvada või millised on sinu mõtted virtuaalassistendi ametiga näiteks? Ja ma olen seda mõelnud, et selles suhtes, et eesmärk on ikkagi arendada enda ettevõtlust ja natukene kasvada. Et tuleviku vaates võiks isegi olla ta võib-olla selline meeskondlik töö. Et ka kevadel ma ju läbisin sinu VEA äri mastermindi, et seal tekkis meil väga äge seltskond tüdrukutega, et me oleme ka omakeskel seal ju arutanud, et mida keegi võiks, kuidas teha, et mõtteid on. Ma loodan, et need juba kevadel saaks hakata vaikselt neid realiseerima, et kevad pole enam õnneks kaugel, et saab hakata võib-olla natuke mõtlema selle suunas ka, et tahaks kasvatada enda tegevust, et jah, võib-olla jah, esialgu veel nii ühe mehe, ühe mehe tööna, aga selles suhtes ma olen ka täna teinud koostööd teiste virtuaalsete assistentidega, et kui klient on tahtnud ja ma ei ole suutnud kogu teenust pakkuda, siis on meil ju virtuaalassistentide VIP-klubi, kus me saame otsida ka abilisi, et olen ka mõnega niimoodi koostööna teinud, et ja ka Instagramis on mulle mõni pakkumine niimoodi samamoodi tulnud, et olen jäänud silma ja siis ta on nagu küsinud, et kas sa oled nõus näiteks selle asja siin tulema ära tegema, et mul on need klienditööd, aga et kas sa saad selle asja ära teha. Et omavaheline selline koostöö on ka tegelikult väga hästi oluline. Väga äge, nii äge on kuulda seda, et tegelikult ongi nii, et ei ole kõik nagu, et vaata, see on nüüd minu ja hullud konkurents on, vaid pigem ikkagi on see, et kuule, mul on selline häda, kas keegi saab tulla aidata või on ju, et ma noh, kui minu klient näiteks vajab abi, on ju, et noh, see on nagu niivõrd äge. Siia lõpetuseks, kas sa jagad meile mingisugust ägedat nippi või mingit mõnusat mõtet, mida saaksime kaasa võtta, võib-olla kasutusse võtta? Ja ma ka siin teisi, kui ma olen kuulanud reedeti, et tegelikult on need kõik ju läbi käinud meil, et täna virtuaalassistendid on selles suhtes ju nii pädevad tegelased, kes igasuguseid asju katsetavad ja proovivad, et siis minule enda jaoks on praegu avastatud see Notion ehk siis tõesti, et ma olen sinna ehitanud omale klientide baaspõhjad ja asjad, mida ma igapäevaselt kasutan ja ma näen, et see tegelikult väga palju aitab mul täna ka oma igapäevatöös hallata aega. Et ja ma olen ka see inimene, kellele meeldib pabermärkmik kirjutada, aga ma selles suhtes jällegi duubeldan alati ikkagi, et mul on märkmikus, mul on kalendris ja siis mul on omakorda veel Notionis ka veel, et noh, iga asi on omal ajal kuskil käepärast, et siis on kõik asjad olemas ja on väga mugav jälgida, et sest virtuaalassistendi töös on ju väga oluline, et sul see kliendihaldus oleks olemas. Kui ma ei jälgiks oma töövooge ja asju, siis oleks mul endal tohuvabohu, et ja kuidas ma pakuks oma teenust niimoodi klientidele. Et selle juures oleks nagu hästi oluline, sellepärast ma olengi endale avastanud nüüd Notioni, kus ma saan nagu sellist haldust hoida, sest enne kunagi ma tegin seda kõike Google Drive'is, mis olid 100 erinevat lehekülge, erinevad failid, erinevad asjad, et see oli ka tegelikult päris raske oli hallata sellist asja, et võta nüüd Excel, võta nüüd Word, võta nüüd järgmine asi, et Notionis on kõik asjad olemas, sinna saab panna linke asju juurde, et võtadki lehe lahti, saad klikkida, juba on sul see vajalik dokument käes, et selles suhtes on, ma arvan, et iga inimene võiks leida endale sellise planeerimiskeskkonna, kus ta saab nagu sellise keskkonna üles ehitada, sest neid keskkondi on palju täna. Et ma ei saa öelda, et Notion nüüd kõigile sobib, et on ju Monday, on erinevaid programme ja Canvaski saab teha neid asju, aga igaüks võiks leida endale sellise keskkonna, kus ta saab tegelikult ühtselt kõike hallata. Jah, sest see on hästi oluline aja kokkuhoidmise koht ka, et kui sul on enamus asju ikkagi ühes kohas, sa tead täpselt, kus on, mitte niimoodi, et üks on mul siin keskkonnas, teine on seal keskkonnas ja siis vaata, kuidas sa neid ühildada saad ja noh, klientide puhul ka, et erinevatel klientidel on erinevad tähtajad, et sul peab see ülevaade nagu olemas olema kogu aeg ju, mis ajaks mingid asjad on vaja ära teha. No näed, Annika, ei olnud üldse jube, saimegi lõpuni. Pool tundi läks nagu niuhti. Suur aitäh, Annika, et sa tulid meile Aitäh, Õnnela! ja rääkisid. Ja nüüd kellelgi tekib huvi Annikaga koostöö osas, siis lingid on kommentaarides. Ja ma siiralt loodan, jagage siia kommentaarides, kas teil on olnud abi nendest laividest, just eriti põnev oleks kuulata ettevõtjate poole pealt, et kas juba hakkab natukene koitma, et ma ikkagi mõne töö saan ikka ära ka vist anda, et ma ei pea kõiki asju ise tegema. Et hästi põnev oleks lugeda seda.
Annika, mõnusat VEA teekonna jätku sulle, palju õppimist ja veel kord aitäh, et sa tulid. Kohtume järgmises fookuses. Tšau. tšau.